kohtumine minuti pealt käima, vaatab seal kohtunik kella üle ja kohtumine on alanud. Tartu JK Tammeka U21 ja Flora U21 on palli mängu pannud. Ja täpselt nii ongi. Võitlus käib seal korralik kastis ja peaaegu sai seal. See on tema vend, kes mängib Nõmme Unitedis, aga nüüd on löök ja Kukk. Pall kasti. Kerkib seal ilusti kõrgele Flora. Karitsusalasse sisse murdmas on. Teeb seal paar kiiremat liigutust ka ja Paltser ja suurepärane tõrje. Kukk nüüd lõikab sisse ja pall Kali Mullinil. Kas läheb löögile ja läheb löögile, aga pall läheb mõne keskväljalt. Paltser nüüd minemas on ja paneb tagasi Kali Mullinile. Kali Mullin proovib peale ja teeb seal paar trikki ja läheb löögile ja peab seal. Nüüd Kukk jälle Viilakule sealt sööta otsimas oli, aga nüüd Kali Mullin ja läheb löögile ja nii ristnurka, kui ristnurka üldse lüüa saab selle palli. Tööb praegu Maksim Kali Mullin 33. minutil. No tõesti, see on Flora esindusmeeskond praegu. See on Flora esindusmeeskond. No nii ristnurka lõi selle palli praegu Maksim Kali Mullin, kui üldse mängib lühidalt lahti Korjusele. Nüüd Kali Mullin ja ikka korralikult üle värava. Kendrik Kuke saab nüüd proovida ka ja paremal äärel ka. Alekand olemas on, pall nüüd temani jõuabki. Kiidron ja Tammeka saab nüüd minna ja üks ühele praegu Rista tassib, aga ei, pall ei lõpeta ikkagi värava. Ilusti leidis Kali Mullin. Taas Loorens. Kastis mehi on. Keerutab, läheb löögile ka ja kohe vahetusest sekkunud Isokile see pall läks ja suudab sealt kasti ka panna ja super tõrje nüüd Sahtli poolt jälle. Ei jõua ikkagi karistusalani välja. Nüüd on Sahtel väljas, Kali Mullin minemas on. Spurdib talle järgi sealt Tammeka kaitse. Sahtel nüüd väravasse jõudnud ja teeb super tõrje ka ja ikkagi. Kohe peaks see lõpuvile kõlama ka nüüd. Ja nii ongi. Lõpuvile on kõlanud Tartu Coop staadionil alistas Tallinna Flora. Nüüd jõudnud Tammeka U21 värava Kristoffer Sahtel. Teile nüüd 13. järjestikune kaotus. Millised need emotsioonid esimesed pärast sellist mängu on? Emotsioonid on kindlasti halvad jälle. Jälle kaotasime ja mis seal teha? Kvaliteedi vahe oli, aga ei olnud ka nüüd nii suur ka. Aga muidu natuke juba ära harjunud selle kaotamisega, aga tore oleks ikka uuesti ja võita jälle. Ise panustasid mitmete supertõrjetega, aga milles sinu hinnangul siis täna terve meeskonna puhul puudu jäi? Siin oli üks väga hea võimalus, selle oleks kindlasti pidanud ära lahendama. Esimesel poole oleks võinud rohkem julgemalt peale minna kohe nagu teise poole alguses. Ja arvatavasti realiseerimise ja tahte jõuda jäi. Aga millega Flora teile elu nii keeruliseks tegi täna? Oligi see, et suutsid keskvälja all täiesti peasegadusse ajada ja seal ei teadnud kuhu minna, mida teha täpselt. Poole ajal küll arutasime, aga lõpuks ikka suutsid ilusti jälle pea sassi ajada. Millised need poole aja jutud täpsemalt olid? Olidki, et kuidas pressi minna, et kogu aeg press läbi ei mängitaks ja keskväljal, kuidas mängijatega kaasas olla ja et jättagi see auk, mis keskväljas oli, jättagi see sinna. Järgmine mäng teil Levadia U21-ga. Mida siit tänasest kohtumisest sinna kaasa annab võtta sinu hinnangul? Kindlasti seda, et me oleme suutelised siin igat tiimi võita. Oleme suutelised selleks, meil on kvaliteeti selle jaoks. Aga jah, seda kvaliteeti tuleb ka siis mängus rakendada ja ega Levadia lihtne vastane ei ole, aga on küll võidetav. Aga mille taha see tänavune kehv hoog siin esiliigas sinu hinnangul jäänud on, et mis selle põhjuseks on?
no mina tahaks öelda seda, et on paljud mängijad kindlasti esindusse läinud ja on ka see, et töö kvaliteet, et tööeetika pole piisavalt kõrge olnud ja lihtsalt kõik vahepeal tundub, et kõik see asi siin on lihtsalt nali ja see ei ole minu arust okei. Järgmine hooaeg nüüd peaksite mängima esiliiga B-s, et mis tunded selle osas on? Kurb on ikka langeda, aga seal ka varem mängitud ja küll tase on natukene nõrgem, aga seal ka nüüd lihtne lihtsalt pall ei toksi ringi ja niimoodi, vaid ikka tuleb töötada, aga kindlasti ka tõuseme üks hetk uuesti esiliigasse tagasi, täiesti võimalik. Olgu, aitäh sulle! Aitäh! Meieni nüüd jõudmas Flora keskkaitsja Rico Piil. Esmalt palju õnne sulle võidu puhul, aga kuidas sa ise mängu oma sõnadega kokku võtab praegu? Ütleks päris, mis see sõna on, comfortable, mis eesti keeles on, ma ei tea. Mugav tahad öelda? Mugav, tegelikult minu arust oli, neil tegelikult nagu mingi otseseid võimalusi olnud. Ja üks oli see, kus ta tüüas mööda lõi, aga tegelikult see oli kontrolli all, et kui see oleks nagu raami läinud, siis ma oleks selle ära võtnud, ma arvan. Ja nagu muud neil nagu õieti ei olnudki. Mis selle võidu siis täna teile ära tõi? Ma ei tea, siuke hea kaitsetöö, ma arvan. Meie rünnakul oli midagi vitsa ammutud, et suutsi minust ei nulli taga hoida jälle. Kali Mullin lõi ühe ikka täies südamest täiega ristnurka, mis sa selle värava kohta arvad? No, ilus oli, rõõm oli vaadata kohe, silm puhkas. Järgmine mäng teile tabeliliidri Nõmme Unitedi vastu, kindlasti kõva vastane, mis selle tänase emotsiooni pealt on kindlasti siin hea vastu minna. Kindlasti on hea minna, jah. Ma ei teagi, mida öelda selle peale. Kui palju te üldse tabeliseisu järgite? Praegu te olete ju U20, tähendab duubelmeeskondadest olete kõige kõrgemal 5. kohal. Elva on 5 punkti kaugusel. Kui palju jälgite tabelit üldse? Vahepeal, kui krõbedam seis oli, siis ikka vaatasin päris tihti, aga enam nagu väga pilku ei viska sellele, aga tegelikult võimalus on veel jõudu Elvast järgi äkki, kui paneme väikse striigi kokku, siis mine sa tea, mis juhtuda võib. Individuaalse sooritusega jäid täna rahule? Siuke jah, tipp-topp ma ütleks, väga midagi valesti teinud, normaalselt söödud ja kaitses ka okei, ütleks. Olgu, aitäh sulle!